just täpselt selline on meie Koosa elanike igapäevane reaalsus. Lapsevankritega emad, vanurid või niisama värskes õhus liikuda soovijad peavad iga päev riskima oma eluga, et lihtsalt õues aega veeta. Põhimõtteliselt on meil 2 võimalust. Kas liikuda kitsastel külateedel, kus liiguvad raskeveokid ja kus on kohati ka 2 autol omavahel üksteisest möödumine üsna keeruline, või liigume maanteedel, kus teadagi liiguvad 90+ kiirusega sõidukid ja sealhulgas taaskord raskeveokid. Küll aga on meil siin küla keskel imeilus paisjärv ja meil Koosa elanikel on tegelikult juba aastakümneid olnud suur unistus liikuda ümber oma paisjärve, mis asub täpselt meie küla keskel. Ja siin paisjärve ääres on teadupärast ka meie legendaarne külasaun ja tore rannaala, mida armastavad kasutada ka ümberkaudsete külade inimesed. Samuti meeldib meie paisjärv väga kalameestele, keda ilusate ilmade korral on siin silla peal kohati lausa 3-4 tükki ning muidugi ka mujal järve ümbruses. Ning kuuldavasti pidi päris hästi näkkama. Liikumisvõimalus ümber paisjärve on meil täna tegelikult peaaegu olemas. Ülejäänud kõigis külgedes on olemas enam-vähem läbitav tee, aga kõige kriitilisemaks on meie paisjärve lõunakülg, mis, nagu näete, on ka Koosa ojale ja paisjärvele kõige lähemal, ehk siis siit avanevad kõige ilusamad vaated meie armsale paisjärvele. Aga nagu ka näete, täna kasvab siin lõpuks kõrge hein ja oma koerakest mina täna siia väga maha panna ei taha, sest ta lihtsalt tupub ära. Aga meil on lahendus. Me soovime siia luua kõvakattega tee, kus oleks võimalik liikuda nii lapsevankriga kui ka näiteks vanuritel. Ja miks ka mitte loomulikult peredel ja kõigil teistel, kes soovivad lihtsalt tulla mõnusalt aega veetma. Ja selleks on meil vaja sinu abi. Ja meie oma Koosa oja ja paisjärve jalgteega oleme seal number 1 valiku all. Anna oma hääl ja aita meil aastakümnete pikkune unistus lõpuks ometi teoks teha, sest et vabas õhus liikumine ei tohiks olla luksus, vaid elementaarne võimalus. Aitäh sulle!